Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, kevadine digisaade jälle täiega ja 18. aprill on see päev, kui oleme siin koos teiega mina, Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja kahekesi vaatame siis peale, mida meile viimase nädalat tehnoloogia maailm on pakkunud. Ja menüüs on tänases saates muidugi miljardär Elon Musk, kes lubab teha kõiksugu suuri tegusid Twitteri platvormiga ja kuidas teised inimesed sellega rahul ei ole. Aga räägime veel ka uuest krüpteeritud äpist Eestis interneti kasutamiseks, Google'i perekonna nimega domeenidest e-mailide kasutamisel ja võib-olla isegi jõuame süveneda korraks sellesse, kuidas on ikkagi lennukis internetti kasutada. No nii, alustame siis saatega peale ja tundub, et mingid nädalad aastas on sellised, kus tundub, et justkui sellest IT-tehnoloogia uudistes vallas justkui päris põrutavad uudised ei ole, aga siis tuleb mõni mees nagu Elon Musk, miljardär ja ütleb, et teeb siuksed sammud, millest jätkub jutku kauemaks ja muidugi viimase nädala põhiteema on see, et tema lubadus või pakkumine osta ära kogu Twitteri platvorm. Ja tegelikult ta juba ju jupi ostis. Kogu see saaga saigi alguse sellest, et ta teatas, et ta on ostnud ära 9,1% Twitterist. Ja see ühest küljest ei ole ju palju, eks, kui ma lähen ostan 9,1% mõnest juuksuri töökohast ära või kohvikust, siis see midagi nagu on, aga vähe. Aga Twitter on ikkagi maailma üks suuremaid firmasid ja börsifirma. Ja Elon Musk sai sellega hopsti Twitteri üheks kõige suuremaks või vist saigi kõige suuremaks aktsionäriks oma 9,1%-ga. Ja siis hakkas juhtuma igasugu asju, sest see on ikkagi suur uudis. Kõigepealt sööstis Twitteri aktsia hind üles. Siis hakkasid see on mingisugune Eloni efekt või? Jaa, kui tema on seotud, siis kohe aktsiad ja vaata ikkagi ka see oli mingi märk, et toimub mingi liikumine, eks, et midagi juhtub, mingi värk, mingid muutused, eks, et kõigi tähelepanu läks sinna ja Elonil on ikkagi ju, kas tal, ma ei tea, plaan on võib-olla liiga palju öelda tema tegutsemise kohta, aga ütleme nii, et Elon Muski tegutsemisel on tagajärjed. Ja eks siis hakati sinna panuseid tegema, et mis siis nüüd saab? Twitteri aktsia hind läks üles ja tegelikult suhteliselt sabinasse läks ka Twitter ise, õigemini siis Twitteri nõukogu. Ja Elon Muskile pakuti nõukogu liikme kohta. Ehk siis tegelikult ühte kohta selles naiste ja meeste seltskonnas, kes neid otsuseid Twitteri igapäevaelu, mitte igapäevaelu, aga sellise suure suuna ja olemasolu kohta teeb. Ja Elon Musk alguses ütles väga tore, aitäh. Ja siis hakkas tweetima, mida kõike tuleks teha seal Twitteris. Ja siis läks veel suurem sagin lahti ja siis Elon Musk ütles, et ei aitäh, et ma ikkagi ei taha seda nõukogu liikme kohta. Selline, nagu seebi ooper käis. Ja siis hakati jälle arutama, et mis ta nüüd siis ikkagi tahab teha selle Twitteriga ja mis üldse toimub ja mis tema plaan on. Ja siis ta teatas, et ta tegelikult on teinud pakkumise osta ära kogu Twitter. Mitte siis 9,1%, vaid 100%. Ja plaan on börsilt ära viia see ja siis läks põhimõtteliselt üldse põrgu lahti, et see oleks sama, eks ole, kui Twitter Eestis ei ole ju nii hästi tuntud, aga see oleks ikkagi umbes sama, kui keegi ütleks, et ta on teinud pakkumise ära osta, ma ei tea, Facebook või võib-olla Eesti oludes näiteks, et mingi, ma ei tea, tõesti Ekspress Grupp või Postimees või see on suur uudis, eks. Jah, kuna mulle meeldib kommenteerida lugusid seal, siis ma ostan ka gruppi ära. Ja minu meelest peaks seda asja hoopis teistmoodi nagu juhtima ja see asi peaks hoopis teistsugune olema, ütleb ka veel ostja. Just, aga võib-olla see juba natuke tagasi kerida siis see, et ta ostis hulga ettevõttest ära ja hakkas oma ideid välja käima ja siis kutsutada nõukogusse.
juba seal oli selline nagu tunne õhus, et Elon Musk, kes on suur isiksus või kes ei karda konflikte ja on väga selline isepäine, siis kuidagi tundus raske ette kujutada, et ta istub nüüd selle tähtsate meeste ja naistega samas toas ja arutab oma ideid. Ta tundub olevat selline juht, kes ei taha oma ideid väga arutada, vaid ta tahab kas ära teha või siis edasi liikuda. Ja ta on ka troll samal ajal, ta tegelikult on ju maailma üks tuntumaid Twitteri trolle, kes ajab mida iganes suust välja ja see kunagi ei saa aru, et kas see on nagu päris mõte või on see osaliselt päris mõte või on see täielik umbluu. Aga selles mõttes ma arvan, et see Twitteri poolne pakkumine, et tule nõukokku, tule istu, räägime, et see oli lõks ja ilmselt ta sai sellest päris kiiresti aru. Ta sai aru. Ja teine asi on see, et kui ta oleks sinna nõukokku läinud, siis ta ei oleks tohtinud omada üle 15% sellest ettevõttest. See oli ka väiksed sellised käerauad, nagu tal oleks loodud. Ja siis ta tegi oma selle 100% pakkumise ja see pakkumine oli siis $43 miljardit. Twitteri tänane turuväärtus, kui vaadata aktsiahinda, on seal kuskil 35 ja 40 miljardi dollari vahel. Ütleme pigem isegi 35 ja 37 vahel ta kõigub. Nii et see selline 5-6 miljardit või isegi natuke rohkem lubaks siis Musk peale maksta aktsionäridele. Aga seal Twitteri nõukogu jälle võitleb kõvasti, et ta sellist et see diil ikkagi läbi ei läheks, nad tahavad mingisugust punkti sinna lisada, et kui keegi saavutab osaluse mis iganes, suurem kui mis iganes protsent, et siis antakse aktsiaid juurde, et Twitter ei läheks kellegi kontrolli alla. Seal käib selline korporatiivne draama, ma ütleks. Ja jumal sellega, me ei tea, mis sealt saab. Aga huvitavam on see, et Musk on ka natukene paotanud oma plaane või et mida ta siis selle Twitteriga teha tahaks, et miks ta seda osta tahab. Ja need on võib-olla huvitavamad arutada, kui see 5-6 miljardit siia-sinna. Tal on nagu sellised, ma ei tea, kas nõudmised, ma arvan, nende kohta saab öelda nõudmised. Ta tahab saada tweetid, mul on naljakas seda juba ette lugeda, ta tahab saada esiteks tweetide ehk siis juba tehtud säutsude tagantjärele muutmise võimalust. Ehk see on see edit feature, eks? Asi, mida on küsinud, ütleme, väga paljud Twitteri kasutajad aastaid, aga keegi pole julgenud sellest 43 miljardit välja käia. Ja Facebooki postitust saab muuta, eks näiteks. Teed seal mingi vea või tahad parandada või mis iganes, seda ammu saab muuta, Twitter ei saa muuta ja see on kahe otsaga asi. Ühest küljest on jube tüütu, kui sa tõesti teedki mingi tähevea. Sa pead hakkama seda kõike kuidagi otsast tegema või sa ei saa pisikest parandust teha või sa ei saa hiljem näiteks lisada kirjutan, mingisuguse suure asja, pärast saan teada täpsustava fakti või olen ümber mõelnud või mis iganes, eks. Ma ei saa sinna juurde lisada hilisematele lugejatele, et nota bene, tegelikult on asjad nii või sa pead teadma seda ka. Aga jällegi võib ka öelda, et see selline mitte muutmise võimalus on natuke nagu aus. Et kirjutan oma jutu ära, nii oli ja ükskõik kunas seda loetakse, ei ole mingit kahtlust, et seda ei ole muudetud. Ja see on nagu, mõnes mõttes nagu läbipaistev, eks? Ja see kõik on väga seotud selle Twitteri otsekohesusega, et kui ma millegile vajutan selle nupu ja see tweet läheb lendu pöör maailma, siis kõik inimesed saavad usaldada, et see, mida teised praegu jagavad, on see, mida alguses kirjutati. Mitte, et võib-olla midagi on tohutult populaarset ja pärast on hoopis muutunud. Ja kui arvestada veel Twitteri rolli sellise maailma uudiste võib-olla vereringe tagajana või midagi sellist, et seda tähtsam minu meelest see läbipaistvus on. Aga loomulikult seda tweetide muutmise võimalust saab ju tegelikult teha ka nii, et ma ei tea, ajalugu jääb alles või et sa saad vaadata, mis kell, mis päev, kes mida parandanud on, midagi sellist. Et see nüüd ei ole tegelikult kindlasti lahendamatu probleem. Okei, see on üks, mis ta tahab. Ta tahab võimalust tweete muuta. Aga teised on huvitavamad asjad tegelikult võib-olla isegi. Ta tahab Twitteri algoritmi, see, mis paneb seda uudiste voogu kokku Twitteris. Ta tahab selle viia avatud lähtekoodile, ehk et põhimõtteliselt avalikuks teha. Ja ma ei tea, kui oluline see on nagu Twitteri puhul ja kui palju inimesed seda üldse teavad, et Twitteri voogu saab kuvada kahel viisil. Et üks on see, mis ta nagu ise pakub Twitter, ehk ongi see algoritmiline
et ta näitab sulle, ma ei tea, millegi järgi. Kõige populaarsemaid. Jah, ise otsustab, eks see on see sama algoritm, mis ise otsustab. Mis on praegu ei ole valik algoritm. Kui minna Twitterisse näiteks, ma siin arvutis just võtsin lahti, siis seal üleval keskel, kus see uudistevoog jookseb, seal on Home on selle nimi ja sealt natukene paremal on selline, ma ei tea, mulle meenutab see Subaru logo, selline viisnurgaga ikoon. Ja kui sinna peale vajutada, siis saab valida, et kas sa näed kõige uuemaid säutse esimesena. Ehk et kronoloogilises järjekorras või siis mis on vaikimisi, on see Twitter ise otsustab, see algoritm otsustab, mida sa näed. Ja mina alati üritan hambad ristist lülitada selle kronoloogilise peale, sest ma tahan näha, et ta pidevalt tiksub, eks, et mis siis nüüd uuemad asjad on. Ja Twitter hambad ristis üritab algoritmi peale tagasi panna. Mul on ka tunne, et alati, kui ma seda nuppu vajutan, ma näen, et mul on pandud selleks automaatseks nii-öelda algoritmiliseks ja see käib minu kuidagi salaja. Ma ise seda küll ei pane tagasi. Nad nügivad seda. Ja see oli, Facebooki puhul on see algoritm tegelikult palju tähtsam, mulle tundub hetkel kui Twitteri puhul, sest Facebooki puhul ongi lihtsalt algoritm, mis paneb sulle seda voogu kokku ja Facebooki algoritmi avalikuks tegemine oleks nagu väga suur samm ja ma arvan, et see oleks positiivne samm inimkonnale vägagi mitmes mõttes. Twitteri puhul see mulle ei ole tundunud endale nii tähtis, aga see mõte on huvitav, et teha väga läbipaistvaks see, et millistel alustel Twitter mingeid postitusi ülespoole lükkab ja allapoole lükkab. Ja ma arvan, et see oleks väga positiivne. Igatahes seda Elon Musk tahab. Ja siis tal on veel mingid üleüldisemad soovid, et tema on suur sõnavabaduse rüütel. Ja ta leiab, et Twitter ikkagi liiga kergekäeliselt seal võtab postitusi maha ja üldse Twitter liiga kergekäeliselt otsustab, et mis võib Twitteris üleval olla ja mis ei või. Et ta tahab seda latti palju kõrgemale tõsta, ta tahab palju vähem Twitteri enda sekkumist sisusse ja sisu otsustesse ja ta kuidagi on oma lipukirjaks võtnud sellise sõnavabaduse eest võitlemise. Ja see on nüüd järjekordne suur võitlus, eriti USA-s, kus me mäletame, et Donald Trump on siiamaani blokitud Twitterist, ta ei saa seda kasutada ja see tohutu sõnavabaduse debatt seal käib, et kes saab ja kes ei saa ja kas ja mis alustel peaks tehnoloogiafirma otsustama, et keegi tema platvormil ei ülbitse. Aga jällegi mulle tundub siit Eestist vaadates, et see pikalt need platvormid pidasid vastu, et nad ei blokeerinud kasutajaid ära või väga vastumeelselt tegid seda. Et see sõnavabaduse roll või see sõnavabaduse lipukiri oli väga tähtis ja siis millalgi nad hakkasid seda tegema. Donald Trump oligi üks võib-olla seal selle laine nagu kõige suuremaid, keda nad ära blokkisid. Aga igasugu vandenõu teoreetikuid ja uhuusid ja kõiki tegelikult mingil hetkel hakati päris kõvasti blokkima ja õhk on saanud palju puhtamaks. Minu meelest ei saa eitada, et sellisele sisu, ma ei tea, kas sisu kvaliteedile, aga üleüldisele vaimsele tervisele on see kuidagi hästi mõjunud. No ja mis Twitteri puhul on muidugi muutunud ka see, et on hakatud märgistama rohkem, et need, mis on alles jäänud, need kontod, mille puhul kellel on ikka kahtlused, et kas otseselt valetatakse või manipuleeritakse või on propaganda või on valeinfo, siis sinna on juurde nüüd tekkinud märgistus, et kuule, see on Venemaaga riiklikult seotud konto, aga samasugused on ka lääneriikidega, see on Suurbritannia või USA-ga seotud konto, ehk siis see on nagu selline minu arvates nagu hea lahendus vähemalt haritud auditooriumile, et sa ei võta seda maha, aga sa annad ta lisakonteksti, et ma isegi paar korda olen päris nii-öelda üllatusega näinud nende inimeste tausta, kelle kohta ma ei tea seda, et nad on seotud mingisuguse valitsusega ja see pannab minule selle konteksti, et ma oskan hinnata. Mis on ka viimaste aastate sellise nii-öelda selle modereerimispoliitika tulemus aga see on väga raske debatt, siin ei ole häid lahendusi ja Elon Musk on kindlasti selles pooles, mis on nagu pooldab tugevamat sõnavabadust ja tema, ma saan aru, kui tema soovid saaks tõelisuseks, siis võiks seal näiteks edasi tegutseda mees nimega Donald Trump, kes ju otseselt on ka valetanud ja otseselt on nagu kõiksugu jama ajanud suust välja, aga see peaks olema sõnavabaduse nagu põhimõtte alus tema arvates. Muski alus, et see on üks, me keriks seda aega tagasi mõnes mõttes sinna, kus me olime võib-olla seal kuskil 2019 ja 2018.
no aga vaata, siin ongi see probleem natukene ka, et meile sinuga enam-vähem meeldib, et Donald Trump ei saa seal valetada ja viha õhutada ja muid selliseid asju teha, eks. Meie jaoks on see praegune olukord nagu okei, aga on palju inimesi, kelle arvates see ei ole okei ja kes küsivad ja minu arvates ka õigustatult küsivad, et aga kes ja mis alustel siis neid otsuseid saab teha, et mikrofon ära võtta käest, eks. Ja kas Twitter on nagu eraettevõte, mis saab otsustada seda lihtsalt, et sinu nagu ööklubi uksel on need sisseviskajad, eks või väljaviskajad, et sinu nagu meeldib, sinu nagu ei meeldi, sina saad, sina ei saa. Või nagu Elon Musk on nimetanud, et ta peab Twitterit selliseks linnaväljakuks, mis on nagu avalik koht mõnes mõttes, kus kõik võivad tulla ja mida iganes siis nagu rääkida või teha. Aga ega need analoogid on ka nagu on, sellepärast, et kui me siin ikkagi praegu võtaks kätte ja läheks kuhugi keset New Yorki midagi väga laiema ja see inimestele ei meeldi, mida me seal räägime, siis ma arvan, meid lihtsalt füüsiliselt tõstetakse sealt Times Square'ilt välja, eks. Et ega see linnaväljak ei ole ka mingi selline üleni kaitstud koht, kus sa võid teha lõpmatult mida iganes ja ajada mingit pläma suust välja. Ja see on selle virtuaalse linnaväljaku nagu probleem, et see võimaldab igaühel ajada jama välja ja üles kerida inimesi siis palju võimsamalt kui linnaväljakul, kelle silmast silma vaadates on ju. Jah, just. Nii et, aga vaatame, mis sellest saab. Mulle küll ei tundu, et Twitteri nõukogu ja laiemalt võib-olla Twitteri omanikud oleksid väga nõus selle Muski pakkumisega ja ega tegelikult ei ole täna ka aru saada, kui tõsine see pakkumine ikkagi üldse on, et ega ta oma 43 miljardit üle pole kandnud ja vaevalt, et ta seda nii-öelda oma cashi eest ostaks. Et ta ikkagi peab leidma finantseerimispartnereid ja võib-olla mõttekaaslasi, kes seda raha sinna panevad. Midagi ta on rääkinud, et ta, ma ei tea, vestleb sel teemal Goldman Sachsi või mingite muud investeerimispankadega, ilmselt keegi peab laenu andma ja nii edasi, nii edasi. Ja et see väga pikk saaga. Sellel raha poolel on üks tahk veel, mida korraks juba mainisid ka, aga tegelikult kui Elon Musk tahab nagu rohkem teha Twitterit avatuks, näiteks sellised algoritmid lahti teha, siis mingis mõttes on see tagasiminek selle vana Twitteri juurde, ma ei tea, kas sa mäletad, aga enne kui hakati väga tugevalt mõtlema siis käibe kasutamise peale, oli Twitteril lahtised nii-öelda appid, millega sa said kasutada Twitterit läbi mingi TweetDeckide ja teiste programmide, mis oli selline, kuidas öelda, palju avatum ja kuidas öelda, avatum platvormi lahendus ja siis üks hetk Twitter muutis selle nagu tooteks, mis tähendab, et sa saad ainult ametlikust äpist ja ametlikust veebilehest vaadata kogu selle eesmärgiga, et paremini siis neid reklaame näidata vastavalt kasutajale. Eks see nagu korraks võib tunduda romantilise mõttena, et nüüd tuleb üks rikas filantroop ja ostab selle ära ja teeb jälle tagasi avatud platvormiks ta. Aga ma arvan, et siin rahastajad ta sellele leiab, kui ta leiab, siis nad ei lepi selle filantroppiaga, vaid see nii-öelda käibemudel jääb alles ja ka me reklaamidest seal ei pääse, nii et tegelikult see võib olla selline unistus. Ja reklaam iseenesest ei ole ju tegelikult halb asi. Ma olen seda kogu aeg rääkinud ka nende Facebooki debattide puhul, Facebooki ja privaatsus. Et see, kui keegi mulle reklaamib seal oma, ma ei tea, kasvuhooneid või koera jalutusrihmasid, ja ta teab, et mul on koer ja mulle võib reklaamida need rihmasid, see mind tegelikult üldse ei häiri, kuigi seda debatti üritati nagu selliseks Facebooki puhul ajada. Mind häirib palju rohkem see küsimus just, et kui palju seal saab valetada, vassida, viha õhutada, mingi kallutatud infot levitada, kõike seda, eks, et mis on Facebooki enda vastutus selle juures ja mis on kui suur peaks olema ühe inimese võimalus mingeid masse enda järele koguda ja neid mõjutada, eks, ja selle läbi terveid ühiskondi või riike mõjutada. Minu meelest see on palju olulisem küsimus kui see, kas ma näen seal oma postituste vahel mingit reklaami või ei näe. Mul on kama kaks sellest ja mulle tundub, et see debatt õnneks on ka sinnapoole nagu läinud praegu, et minu meelest see Twitteris võiks olla iga teine postitus reklaam. Okei, see on palju, aga põhimõtteliselt vahet pole, eks, et see on normaalne, see, et millestki peab ära elama, aga just need samad küsimused, et kes ja mis alustel seal saab mis juttu ajada ja kus on piirid, see on huvitavam, jah. No aga selge, nüüd vaatame, mis sellest jutust üldse saab, mis me siin rääkisime, võib-olla Elon Muski pakkumine ei lähe läbi,
aga äkki kerime meie edasi järgmise uudise juurde ja tuleme kodukamarale, sest et Riigi Infosüsteemi Ameti küberkaitseosakond CERT teatas siin mõni aeg tagasi, kuu alguses, et nad on ühe äpiga valmis saanud. Kui muidu siis selle CERT-iga nagu tavalisel inimesel kokkupuuted ei ole, kui just midagi väga halvasti ei lähe, siis nüüd on nad teinud sellise äpi, mida võiks nad soovitavad igale internetikasutajale telefoni. See on siis Apple'i ja Androidi telefonidele mõeldud selline äpp, mis pakub DNS-i teenust. Ja see on küll natuke võib-olla tehnilisena kõlab, aga oma ette väärtus on selles kindlasti olemas. Mõte on siis see, et kui sinu telefonist sa lähed mõnele veebilehele, siis selle veebilehe päritolu kontrolli aitab see äpp teha läbi siis CERT-i pahavara sellisest nimekirjast, et see veebileht, kus sa lähed, kui on andmeid, et selle kaudu on liikunud viiruseid või mingit õngitsuskampaaniat tehtud, siis sulle seda lehte ei näidata. Ja see on siis krüpteeritud DNS ehk siis selline vahend, mis hoiab seda registrit, et kas selle veebilehe aadress on kuskil pahavara nimekirjas või mitte, et seda internetiliiklust ennast ei suunata läbi kellegi teise. Aga nii-öelda aadressiraamatu virtuaalne kontroll. Ja äpp nimega Encrypted DNS inglise keeles ongi äpi nimi niimoodi, on siis saadaval mõlemale suurele telefonitootjale. Mina olen seda natuke aega kasutanud, ma ei tea, kas sa ise oled seda kasutanud või oma telefoni pannud? Ei ole ausalt öeldes, aga räägi, mis ta nüüd teeb põhimõtteliselt? Võtame, ma üritan seda seletada kuidagi, vaata, kas ma sain pihta. Et kui mina teen oma telefoni lahti ja pöördun mingi veebisaidi poole, genius.ee, siis interneti jaoks ei ole sellist asja nagu genius.ee, nende arvutite jaoks ei ole olemas, vaid tegelikult meil on olemas igal veebisaidil on IP aadress, mis on numbrid. Just. Ja siis ongi see selline teenus, selline vahekiht, et kui mina küsin interneti käest genius.ee, siis tegelikult pöördub minu telefon ühe spetsiaalse serveri poole, kes küsib, et kuule, et mis selle genius.ee aadress on. Ja siis see teenus ütleb talle, et võt see on, ma ei tea, 216.140, mis iganes on ju. Ja selle tõlke teenuse nimi on DNS. Ja see ongi siis nüüd see põhimõtteliselt nagu oluline koht, eks ole, mis viib kokku need inimloetavad veebiaadressid, mis on tähtedes ja masinloetavad, mis on numbrites. Ja kas ma saan õigesti aru, et ma siis seda äppi installides tavaliselt on need DNS-serverid tulevad su sideteenuse pakkuja käest. Ma olen Telia klient, või kui ma olen 4G võrgus, siis Telial on see server ja minu telefon läheb küsib Telia käest. Aga nüüd ma saan aru siis, et ma vahetan selle nagu Telia serveri Riigi Infosüsteemi Ameti serveri vastu, et ma lähen küsin põhimõtteliselt Eesti riigi käest, et kuule, mis selle Genius.ee aadress on? Jah, võib-olla on parem näide, võta selline sait, mida sa ei tunne, ma ei tea. Sõber saadab sulle sõnumiga, et vaata saiti headpakkumised.ee. Ma ei tea, kas on olemas või ei ole, aga see on mingi tundmatu sait ja sa avad selle oma lehel ja siis su telefon küsib sealt Riigi Infosüsteemi Ametist, kuulge, ma tahan seda lehte avada. Ja kui nemad näevad, et selle saidi kaudu on varem siin mingit pettusi tehtud või pahavara või inimeste andmeid õngitsetud, siis nad sulle lihtsalt ei näita seda. See leht ei avane. Et hoiavad sul sinna minemast. Kui nad ei ole selle kohta infot, siis töötab see nagu edasi nagu ikka. Ja see on põhimõtteliselt nagu ütleme, et ma tahan minna mingisse baari. Minu jaoks tundmatusse Lasnamäe baari. Ja nüüd selle asemel, et sinna lihtsalt sisse jalutada või näiteks öelda taksole, et ma olen kuulnud, ma tahan minna kellukese baari, et viige mind palun sinna, siis ma ei küsi seda mitte taksojuhi käest, vaid ma lähen otsin tänavalt esimese politseiniku, kes on Eesti riigiaparaadi esindaja ja ütlen, härra politseinik, ma sooviksin minna Lasnamäele kellukese baari. Kas see on okei koht? Ja politseinik ütleb, et siin baaris on meil siin viimastel nädalate jooksul päris mitu inimest saanud. Ma ei luba sul sinna minna. Ma ei ütle selle, kus see on. Just. Ja tegelikult siit tulebki välja selle äpi selline nii võlu kui valu. Ehk ma ütleks, et 90% inimestest on see täitsa kasulik asi, pange sisse. Kui tead natukene nagu teadlikumad kasutajad, siis sa tahad ise selle otsuse teha, et kuule, mul on sinna baari praegu asja. Äkki ma tahan uurida, kuidas nad sealt inimestelt raha välja petavad või midagi muud teevad, et siis see nagu
on tüütu, et mul mingid lehed ei avane lihtsalt. Omaette probleem, vaata Hans, on ju ka see, et kui ma tõesti hakkan niimoodi elama, et siis ma pean mõtlema, et kas ma tahan, et iga jumala kord, kui ma kuhugi lähen Rimisse või Kellukese baari, et siis ma nii-öelda registreerin selle mõnes mõttes nagu Eesti riigiasutuse juures või et ma suunan ju kogu oma internetiliikluse need päringud tegelikult sel juhul ju läbi Riigi Infosüsteemi Ameti. Ja nad peavad ju aru saama, kuhu ma tahan minna, eks selleks, et kas lubada või mitte lubada. Ma eeldan, et nad ei säilita neid suurtes kaustikutes, seda infot ei säilita ja mis oluline, et ka mingit kontot ei tehta, et seal ei ole mingit isikuga registreerimist või isegi, ma ei tea, anonüümse kontoga seotud. Jaa, aga minu IP-aadress jääb ikka maha, eks ole, või et põhimõtteliselt, teoreetiliselt muutun ma riigi jaoks. Aga muidu sa pead teadvustama, et sinu Telia või sinu Elisa jätab selle märgi maha. Ja. Aga nüüd antud puhul on see krüpteeritud, nii et Elisa või Telia ei näe, et sa käid küsima mingilt riigi politseinikult seda. Ja, et nüüd siis nagu operaator ei näe, mis saitidel ma lähen, aga näeb. Aga politseinik näeb. ja kuidagi külastate tihti saite nagu kuidas petta maksuametit.ee või midagi sellist. Et siis selle kohta oleks ohumudel, et te peate arvestama, et keda te kardate rohkem, kas seda kommertsoperaatorit või seda riiki. Kuule, aga paar huvitavat asja. Mul ei ole praegu Androidi telefoni käepärast, aga miskipärast ma ei leidnud seda äppi, vähemasti kui ma brauserist läksin Google Play poodi, siis ma ei leidnud seda sealt. Ja võib-olla see on mingi Google'i veidrus, et ta mulle nii-öelda arvutist ei näita neid. Teiseks, see nimi Encrypted DNS on küll minu meelest kõige ebaõnnestunumalt valitud nimi, mida saab ette kujutada. See on nii üldine ja ei tähenda mitte midagi. Ma arvan, kui sa seda guugeldama hakkad, siis sa ei jõua mitte kunagi selle tulemuseni. Aga mis on huvitav, kui ma iPhone'i lahti teen, siis sellest äpist on äpipoes, iPhone'i äpipoes on 2 versiooni, 1.0 ja 1.1. Ja loomulikult praegu mulle pakutakse versioon 1.1, aga versioon 1.0 on äpipoodi laetud 10 kuud tagasi. Ja versioon see äpp on olnud üle aasta pea nii-öelda kasutuses ja testimises. Alles nüüd siis teavitab. Ja 1.1 ehk see kõige uuem versioon on laetud äpipoodi 9 kuud tagasi. Ehk see on siis arvutamine 12-5, see on üks suve teisel poolel, möödunud suve teisel poolel. Et huvitav, miks nad siis selle uudisega alles praegu välja tulid. Väga huvitav selline pikk lõtk, et kas on tõesti nii kaua testitud. Aga samas suvest saadik pole ühtegi muudatust äppi tehtud. Et on kõvasti testitud, aga uut versiooni pole antud välja. No ilmselt see testimine on selle DNS-i serveri poole peal, mitte äpis, aga mina ka eelmisest, ma ei tea, kuskilt sügisest juba seda olen proovinud ja nad ütlevad ka, et sellel on juba siis üle 5000 allalaadimisi, nii et ta ei ole nüüd välja tulnud otse. Nüüd on sellest teavitatud, miks see nii on, sellele ei teagi põhjust. Selge. Endiselt on muide tegemata see, mina ei tea ühtegi avalikku Eesti IP-aadressiga VPN-i teenust, mis võiks teatud puhkudel olla kasulik, kui sa tahad. Ma ka ei tea. On palju mitte Eesti sisu poole pöörduda, eriti streamingu teenustes, ma kujutan ette, see võib olla oluline. Aga nüüd ei ole jälle kogemusi. Vanasti see oli erakordselt oluline, sa ei näinud näiteks seda ERR ei näidanud sulle mingisuguseid asju, kui sa olid välismaal. Aga nüüd vist sa saad oma teenusepakkuja juurde sisse logida. Ala Elisa või Telia juurde ja öelda, et sa oled sina ja sa oled eestlane ja mis siis, et ma ei ole praegu Eestis, aga mul on õigus seda vaadata ja siis sa saad seda vaadata. Ja need digiboksid, mis töötavad ka Brüsselis ja kõike muud, aga ma siiski arvan, et Eesti VPN võiks olla teenus, mis teoreetiliselt võiks olla kunagi inimesele kasulik ja vajalik. Aga seda ei ole nii lihtne teha, kui seda DNS-i, seal on ikkagi väga suured serveri ja andmevahetusmahud ja see on üsna kallis üleval pidada. Jah, see ei ole mitte lihtsalt aadressiraamat, vaid kogu tunnel. Kogu toru põhimõtteliselt, jaa. Sa, Ants, tahtsid mulle rääkida Google'ist ja peredomeeniga e-mailidest. Ma ei saanud üldse aru, mis asi see on, seleta mulle. See on üks, nagu võib-olla Google e-teenuste puhul natuke pikk ja keeruline lugu, mis ulatub aastate taha, aga nüüd on jõudmas sihukese imeliku lõpuni, et kuskil 2010. aastate alguses või isegi võib-olla 2000, ma ei tea, 8 või 9 sai hakata registreerima selliseid asju, mille nimi oli G Suite ehk siis oma enda domeeniga e-maili aadresse.
mitte sa ei teinud Gmaili, mina tegin oma perekonnanimega emaili aadressi näiteks. Ja see kõik oli tasuta ja see oli nagu tavaline Gmail, aga lihtsalt sa said kasutada seda suurepärast Gmaili kogu funktsionaalsust, aga oma enda lõpulise aadressiga. Ja see oli tohutult populaarne, sest aga reklaamiti ja suunati väga sellistele koolidele, haridusasutustele, väikeäridele ja otseselt ka näiteks inimestele isiklikuks tarbeks ja perekondadele ja ma tegin isegi mitu tükki selliseid. Ja aastate jooksul on seda tohutult palju ümber nimetatud ja tingimusi muudetud. Nüüd on vist nimi Google Workspace. Workspace on siis nii-öelda see Google'i selline laiendatud teenuste pakett, mitte see tavaline Google'i konto, vaid nagu nüüd on siis otseselt öelda ärikasutajatele. Aga probleem on selles, mida ka internetis päris palju kirjutatakse üle maailma, inimesed on nagu suhtes kurva tee nagu ummikus, et kes kunagi on sinna näiteks oma perekonna nimega või oma isikliku nimega meilikontot teinud, siis sealt ei saa enam ära ilma, et nüüd peab selle muutma ärikasutaja paketiks ja Google Workspace on, sa isegi vist kasutad seda, et see on puhtalt selline ettevõtete täisteenus, kus sul on kasutajate kataloog. Et me maksame Geeniuses iga kasutaja pealt, ma enam peast ei mäleta, see on mingisugused hulgad eurosid kuus ja siis meil on kõik need Google'i teenused, e-mail, Geeniuse e-mailid näevad välja nagu Gmailid, logid sinna sisse ja Getaruumid seal dokumendi, kõik need Google Docsid ja need Google Meetid või mis iganes nende nimi on. Et see on ärikasutaja teenus ja me maksame selle eest päris palju raha Google'ile iga kuu, jah? Ja kes mingisugust nagu ettevõtet või tööasutust omab, see tegelikult päris mõistlik hoida oma kogu. No Microsoftil on samasugused need Office 360 lahendused, eks, et just. Suhteliselt otse võrreldavad. See natuke pole niši küsimus, aga tänapäeva internetis niš võib tähendada 100 miljonit inimesi. Probleem on inimesed, kes tahaksid mitte nüüd teha mingit oma firmat või väike ettevõtet, aga tahaksid ja ei taha ka gmail.com lõpuga e-maili, siis nendel nüüd tõstetakse nad tänavale sõna otseses mõttes, et see vana kunagi nii-öelda tasutava pakutud teenus on läbi saamas, selles migratsioonivõimalusi ei ole, sa pead oma konto kas kinni panema või siis hakkama ärikasutajaks. Ja see natukene on selline nimetuse küsimus, et ma ju ei ole mingi ärikasutaja. Teiseks, sul on isikliku e-maili puhul võib-olla ja Google'i konto puhul on hoopis teised nagu ootused, mida see ärikasutaja puhul nagu ei mõtlegi. Näiteks ma ei tea, kui sul on perekasutaja, sa saad anda mõne kasutaja määrata, et on laps ja siis panna tema konto halduse alla ja anda Google'il on niisugune nagu family link, kus saad ekraani aega piirata ja juurde anda, mida nagu ärikasutajad ei tee, et ei ole, et ülemus annab nagu alluvale, et sa saad ekraani aega juurde, oled on tubli inimene. Ja teiseks nagu on see, et konkurentsisituatsioon on selline, et nii Microsoft kui Apple on tegelikult hakanud seda usinalt pakkuma, et Microsoftil on family plan, mis on nagu just oma enda näiteks domeeniga email aadressid ja kogu OneDrive'i siis Getaroom. Apple'il on iCloud Plus, mis on ka täpselt selline, et sa ei pea kasutama mingit iCloud'i meiliaadressi, vaid oma enda meiliaadressi domeenist kasutada. Ja see kõik on selline erakasutaja vajadusi kattav. Ja jälle on Google seal kohas, kus nad otsustavad, et mingi teenuse panevad nad kinni ja tõstavad inimesed tänavale, et nad on nagu teinud oma sotsiaalvõrgustikega seda, fototeenused on tingimused on muutunud aastate kaupa ja juba ma olen näinud paari petitsiooni, kus öeldakse, et Google, et võtke nüüd aru pähe, et ärge tehke jälle uuesti seda, sest inimestel on tekkinud väsimus sellest, et sa investeerid oma nagu mõtteliselt mingisse Google teenusesse, hakkad seda kasutama. Võib-olla mõni isegi mida ostud sealt teinud või selle kontoga seotud ja siis üks hetk saab kõik see lihtsalt läbi. Ja hullem on vaata see, et sa oled kõik inimesed oma suguvõsas või perekonnas välja õpetanud, eks, kõik on harjunud, e-maili saab sealt, fotod saab sealt, kõik käib niimoodi, minu e-maili aadress on see, kirjutage mulle sinna, ma login niimoodi sisse, arvutid on seadistatud ja kui sul on, ma ei tea, sina ja abikaasa ja paar last, no hea küll, teed ära, tegelikult on isegi see päris tüütu 3-4 inimest kolida. Aga võib-olla sul on vanaemad, vanaisad, onupojad, tädipojad, mis iganes, võib-olla see ring on suurem, kes teil on sama perekonna nimega, samas perekonnas. Ja kui sa nüüd seda ise haldad siin digisaate juhtimise kõrvalt poole kohaga, see on päris tüütu.
Need inimesed on laiali üle Eesti, võib-olla üle maailma ja sa pead hakkama neid kõiki kolima mingisuguse uue platvormi peale. Aga palju see maksaks sulle? Palju need küsivad selle eest, et sa oma perekonda võiksid selle edasi hoida? No siis tuleb vaadata seda Google'i nii-öelda ärikasutaja pakett, et see on siis... Ma arvan, et see on mingi vähemalt 5-6 eurot kasutaja kohta kuus. Jah, see on per inimene ja täpselt et maksma siis. Ütleme, juba 4 liikmese kohta tuleb sealt, ma ei tea, 10-20, on sul veel rohkem, siis tuleb 30-40 ja läheb päris arvestavaks selliseks summaks. Aga tasuta asju ei ole, mis pani sind arvama, et see on nii hea teenus ja igavesti tasuta ja tasub kõik oma munad sinna korvi panna üldse? No see on öelda tagantjärele tarkuseks. Google võib kiruda, et nad ei tee siis normaalseid selliseid perepakette, aga tagantjärele tuleb öelda, et kui mingi asi on tasuta, eriti Google'i puhul, siis varem või hiljem nad mõtlevad sinna mingisuguse konksu välja. Et õnneks see vana hea klassikaline Google'i Gmail veel toimib täitsa tasuta ja täitsa hästi, et kui sa oled tavalise Google'i konto küljes, loodame, et see... Ma arvan, et see jääb, Gmaili puhul ma väga ei karda, see on Google'i enda jaoks kohutavalt oluline, et inimesed seal Gmaili küljes istuks. Ning see, et sinu suguvõsa seal oleks, ma ei tea, kui tähtis see neile on. Ega ne Microsofti ja Apple'i seda ju tasuta ei paku või pakuvad sulle? Nendel on see tasulistes pakettides, jah. Aga see on ikkagi nii-öelda selline erakasutajad ja see on natukene mõistlikum hinnastusega ka. Olgu, meil on paar teemat veel. Ma saan aru, et kuna Hiinas on COVID tagasi, siis meie jaoks tähendab see jälle seda, et ma ei tea, kiipe ei ole, kaupu ei ole, kaubad ei saa liikuma ja hinnad lähevad üles. Ehk see sama jama, mis on siin paar aastat käinud, see jätkub kahjuks täie hooga. No just jah, see nii palju, kui meil siin on Euroopas aega sinna Hiina poole vaadata, siis on jällegi väga kõvad piirangud, on sulgemised, inimesed on pannud kodudesse kinni või lausa lahutatud üksteisest, sõltuvad sellest, kus kellelgi on mingid sümptomid või ei. Ja see ei tähenda midagi head sellele tarneahela probleemile, mida me oleme siin juba tundnud. Vahepeal on nagu läinud paremaks, siis läinud kehvemaks viimased 2 aasta jooksul, kus sa põhimõttelisi elementaarseid tehnikakaupu ei saa. Isegi kallid asju ei saa, mille eest inimesed on nõus maksma palju raha, siis lihtsalt tootmisvõimalused on vähe. See viimane uudis puudutab nüüd seda, et Shanghais on üks tootja, kes on Pegatron, kes on Foxconni kõrval, siis üks suuremaid nii-öelda iPhone'i tootjaid teatavasti. iPhone'i tootja ei ole Apple, kui te arvate, et Apple toodab iPhone, ei, nad ei tooda. Nad lihtsalt kujundavad neid või siis projekteerivad, aga tootmine on Hiinas ja Foxconn, mis asub seal lõuna Shenzheni piirkonnas, on ka tegelikult viimasel ajal olnud paljude piirangute tõttu nagu tootmismahud kärbitud. Nüüd on siis Pegatronil sulgemised. iPhone on selline üks lipulaev, et kindlasti me vähem uudiseid jõuab selleni nende toodete kohta, mis ei ole võib-olla nii tugeva brändiga ja tuttavad, aga kas 2022 saab olema nagu kauba tarnete mõttes naasmine normaalsusesse, no ikkagi ei ole siin ühtegi head märki paistmas selle kohta. Ei, tõenäoliselt ei ole muidugi ja nende tarneahelate käima saamine võtab ikkagi aega. Kui see masin on mingil hetkel kinni jooksnud, siis seda uuesti hakata lahti tegema on niigi väga raske ja vahepeal tundus, et lähevad nende asjad paremaks, aga no endiselt ma loen kuskilt USA tehnoloogiasaitidelt uudiseid, tuleb uudised. PlayStation 5 nüüd laos, ühes poes, ühes kohas ja siis 10 minutit hiljem tuleb uudis välja müüdud. et täitsa selline tunne, et võib-olla saab PlayStationeid vahetada sukkpükste ja kohvi vastu, nagu siin vanasti Eestis asjast käisid. Millal PlayStation 5 välja tuli? See tuli 2020. Eelmisel aastal kindlasti millalgi päris ammu. Või 2020 juba lausa. Ei, nii vara vist ikkagi ei tulnud. Aga välja tulemise algusest saadik on PlayStation 5 nagu saadavus olnud. Kuule, sul oli õigus, Hans, 12. november 2020. 20, no üle aasta, poolest aastat on olnud see, et kui sa tahad PlayStation 5, sa lihtsalt ei saa seda automaatselt. Saavad hakkama jahtima seda. Ja mulle, ma just üks päev siin mõtlesin, et see PlayStationitel on ju umbes niimoodi need põlvkonnad, no PlayStation on siin lihtsalt näide, me ei taha spetsiaalselt, ei ole kogunenud siia selleks, et Sony peale näpuga näidata, aga PlayStation 1 oli, ütleme, suhteliselt hitt, aga 2 oli väga suur hitt juba. 3 oli natuke nagu läbikukkumine ja seal olid Sony enda sellised põhjused, ta oli jube kallis, nad surusid sinna seda Blu-ray seadet sisse, mis viis seadme hinna üles.
ja Sony võttis sealt ikkagi aasta või 2 võttis väga suuri kahjumeid PlayStation 3-st. Ja PlayStation 4 jälle oli väga suur hitt. Ja nüüd mulle tundub, et PlayStation 5 on natuke nagu läbi kukkunud PlayStation ja põhjus on lihtsalt selles, et seda ei saa osta. Seda ei saa, kellelgi nagu eriti ei ole seda ja kui seda ei saa osta, siis see tähendab, et sellest ei räägita. Inimesed ei postita Facebooki, Twitterisse, ma ei tea, Twitchi, kuhu iganes nad postitavad YouTube'i ja kuna neid ei ole, siis mängutegijatel ei ole ka nagu hirmus suurt mõtet sinna midagi väga suurt ja kallist arendada. Sest kui inimestel pole konsoole, siis nad ei saa seda osta. Ja sa ei saa mingit suurt turunduskampaaniat käima lükata ümber oma suure mängu, mis on PlayStationi peal. Sest kellele sa seda teed? Inimesed on valmis, raha käes, lähevad poodi. Ei ole. Nii et ma arvan, et me võib-olla näeme PlayStation 6 kiiremini, kui me arvame, või näiteks mingit PlayStationi rebrandingut, ma ei tea, PlayStation 5 Ultra pluss, mis iganes. No siin on küsimus see, et kas Sony tegi midagi valesti või nad lihtsalt sattusid nii halvale ajale oma selle järjekordse pilgunaga. Ja ega nendest uutest Xboxidest, ma ei tea, kuidas nende saadavus poes on või ei ole, aga nendest ka nagu hirmus palju kuulda ei ole. Et keerulised ajad, jah. No vähemasti saab arvuteid. Ja juunikuus on nüüd siis tulemas Apple'i järjekordne Worldwide Developers Conference, ehk see on siis see üritus igal aastal, kus kõige suuremad asjad välja kuulutatakse. iPhone'i ei tule, aga räägitakse mitmest uuest arvutist. Lõpuks ikkagi peaks tulema uus MacBook Air uue M2 protsessoriga. Ja võib-olla tuleb midagi veel, räägitakse ka odavama otsa Prost ja siin on vastukäivad andmed, et kas jääb veel sellesse vanasse kesta, aga pannakse M2 protsessor sisse, mis on võimalik. Ja et eks näeme. Mis oleks selline klassikaline sammhaaval uuendamine, kui sa natuke juba uuendad, aga päris uut korpust veel ei anna ja siis sul on võimalus veel kord müüa peaaegu sama arvutit. Aga ma hästi ei usu, et nad seda teevad eriti Proga, sellepärast, et siis see oleks ainus arvuti, mis seda vana korpust veel kasutab. Pigem nad võtavad ikkagi selle uue 14-tollise Pro kesta ja panevad sinna natukene odavama protsessori sisse, et ma arvan, võib-olla sihivad seda sellise 1500 euro peale ja siis Airi katsuvad sinna 1100, ma arvan 1100-1200 euro juurde hinnata. Mind see Air väga huvitab, ma olen ise Airi kasutaja, sest et ma olen põnevil ja kindlasti Apple'i kõige populaarsem sülearvuti ju läbi aegade, eelkõige oma hinna pärast. Aga see viimane Air on ikkagi ka ju geniaalne täitsa. Ilma ühegi ventilaatorite masin aku peab imeliselt kaua vastu ja see arvuti jaksab teha kõike. No juunini on 1,5 kuud sisuliselt aega alles, aasta on juba nii kiiresti läinud, et ja muide, ja tuleb jälle virtuaalne üritus. Ehk kuigi COVID-i piirangud on USAs ju suurel määral maha võetud, nagu ka Euroopas, siis Apple teeb virtuaalse ürituse, mis põhimõtteliselt tähendab sellist 2-tunnist videoklippi. Või 2-tunnine reklaamfilm tuleb Apple'ist jälle välja, mida siis kõik saavad vaadata. Neil on mingi veider formaat, et sa saad kuidagi koguneda sõpradega kokku seda mingis kohas vaatama. Et selle asemel, et sõpru külla kutsuda, siis kuidagi Apple, ma ei tea, teeb mingisuguseid üritusi, et saad Apple'i pinna peal sõpradega koos telekat vaadata. Väga huvitav. See on juunis, vaatame. Kas meil on saade läbi? Saate lõpus võib-olla korraks veel muljetada lendamisest. Jaa, nüüd saab seda ka teha, jah. COVID on nagu järgi andnud ja maailm on natuke lahti olnud ja ma lihtsalt üle pika aja lendasin üle Atlandi, pikem lend ja esimest korda minu jaoks avastasin sellise huvitava pakkumise siis lennukiparda internetiga, kus see interneti on seal pakutud lennukutes, eriti pikama lendudel juba pikka aega, suurema või kallima raha eest, mõne lennuka tasuta, aga mina lendasin sellise firmaga nagu United, kellel on nüüd selline pakkumine, et kõik inimesed lennukis saavad kasutada täiesti tasuta kogu lennuaja sõnumiteenuseid. Internet, mis on avatud ainult siis sellistel asjadel nagu WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, isegi Signal töötas ja see on selline filter, et sa saad nagu sõnumit vahetada, aga väike mis on nagu mahukas, on pildid ja videod, ehk siis üks pilt ja video läbi ei tule. Mis selline huvitav kombo. Isegi sõnumi äppides ei tule, et kui ma sulle Messengeris kirjutan, siis ei tule läbi, jah?
just, sest muidu oleks selline hea tagauks, kuidas internetis surfata, et keegi saadab sulle näiteks ekraanipilte veebilehtedest või millest iganes. Aga kõik muud äpid, nagu sõnumiäpid töötavad, vahepeal on õhuaugud või mingid pausid sees võib-olla hetkeks, aga see on tasuta kõigile seadmetele, kõigile inimestele lennukis. Ja see on, ühest küljest on tore, sest sa avastad, et sa saad hakata inimesi pommitama, kes arvavad, et sa oled kuskil lennukis ja oled väljaspool nagu levi, siis on täiesti normaalselt, saab suhelda. Aga võtab ära selle, ma ei tea, kas mäletad vanasti veel lendamise ajast, see oli selline teatud isolatsioonitunne mõnus, kus sa tead, et sa ei saa internetti, sa ei pea kellelgi olema kättesaadav, sa ei pea midagi tegema, sest sa oled levist väljas. Ja mina lugesin neid pikki artikleid, mis mul olid, mõni kord aastas oli sellist pikemat lendamist, siis ma alati võtsin telefoni või arvuti või mingisuguse seadme. Ma kasutan sellist teenust nagu Pocket, kuhu ma siis tagin mingid pikki artikleid, mida mitte kunagi sa tegelikult ei loe ja siis lennukis oli, igav on ja muud teha ei ole, et siis võtad ja leiad iga kord, et pagana hea artikkel on, et miks ma seda tihedamini ei tarbi sellist kvaliteetset pikka ajakirjandust ja siis maandud ja siis jälle ei tarbigi enne kui sa järgmine kord 6 tundi lennukis istud. Aga kas sa ostsid ka selle päris interneti või kasutasidki chatimist? Ma ei ostnudki sellepärast, et chatisin inimestega ja see toimis. Ehk siis ma ei testinud, aga see tavaline parda internet, kui ma õigesti mäletan, oli ikkagi sellise paraja hinnaga, et on mõned lennufirmad ju, kui ma mälu ei peta, vist Norwegian, kes on sellega väga nagu helded ja on vähemalt mingi aeg pakkunud seda niimoodi, et kui mitte päris tasuta, siis väga soodsa hinnaga ja sa oled levis kogu lennu. Mina lendasin eelmisel kevadel Finnairiga, oli Euroopa siselend. Ja siis Finnairi lennukis ka oli internet ja mul oli kusjuures mingi tööasja pärast oli lausa vaja, et ma ostsin selle kogu interneti pääsme. Ja minu mälu järgi see väga kallis ei olnud, see oli mõnikümmend eurot võib-olla selle lennu peale, mis ärikuludeks oli okei. Et sai aga kas see oli ka mahupiirang? Ja nüüd on hea küsimus, ma ei mäleta enam, sest sellest on aasta möödas. Aga ma mäletan, et ta toimis tehniliselt väga hästi. Et see ühendus oli suhteliselt kiire ja ühendus oli ka suhteliselt katkematu või oligi katkematu. Et ma sain kõik oma asjad tehtud ja ma ei pidanud kordagi vihastama. Sest teatavasti see vana ütlus ju ikkagi kehtib, et sellest, kui sul interneti ei ole, palju hullem on see, kui sul on halb internet. Sest see ajab närvi. See ajab närvi. Ärgu siis olgu teda üldse varem. Ma tahan siia veel poetada ühe mulje veel, kuna ma ei ole pikalt välismaal käinud ja siis reisi internet väljaspool Euroopa Liitu, mis on ka minu jaoks selle uus innovatsioon selles teenuses, on e-SIM-i põhine rändlus. Et sa lähed, võtad võõrasse riiki minnes, näiteks USA-sse, 5 minutiga ostad veebist endale e-SIM-iga kohaliku paketi, mis on väga kiire, odav ja ülihea ja ei pea hakkama otsima mingit SIM-kaarti kuskilt. Ainuke tingimus on, et sul peab olema telefonis oma SIM, päris SIM, mis tähendab, et sul on see e-SIM-i koht vaba. Aga neid teenusepakkujaid on päris mitu, mina leidsin Airalo, mis on päris paljud riigid üle maailma, lähed veebilehele, isegi äpiga võid seda osta ja laed e-SIM-i alla, hakkad 5 minutiga kasutama. Ja see andmeside hind on odavam kui võtta näiteks, ma ei tea, Telia või Elisa see rändluspakett. Oot, see on küll huvitav uudis. Airalo sa ütled või? Ülimugav. Ja nad kasutavad seal mingisugust, kulisside taga on seal mingisugune nagu selline, mis on siis MVNO ehk virtuaalne mobiilioperaatori teenus. Aga sisuliselt oled seal suures kas AT&T või Verizoni võrgus ja see töötab ja see on väga mõnus ja mugav. Kus sa varem olid? Me käisime siin puhkusel hiljuti ühes Lähis-Ida riigis, ma sain mobiiliarve 350 eurot pärast seda. Ja ma vaatan, et Airaloga ma oleks samas riigis saanud 3 gigabaiti on $18 US, 5 gigabaiti on 27. Ja need natuke riikide kaupa kõiguvad, aga tõesti see oli minu jaoks nagu selline mõtlesin, kas ma pean hakkama otsima kohaliku SIM-kaarti mingitest putkadest ja läbi käima ja mis on kohutavalt tüütu. Ja see e-SIM-i põhine selline kohalik ja see SIM töötab kõnesid, seal ei liigu midagi,
sa pead telefonist seadistama, et lihtsalt andmeside käiks läbi selle eSIM-i ja see on väga, väga mõnus, mugav ja minu jaoks selline COVID järgne reisimisajastu jällegi avastus. See on huvitav, ma vaatan praegu ka Hispaaniat, 10 gigabaiti on $18. Nüüd sõltub, peab vaatama, see on Euroopa Liit, eks, et siin peab vaatama, et mis sul enda pakett on ja palju see võimaldab ja nii edasi. Aga ja väljaspool Euroopat reisides see ikkagi üllatab, see tuleb meelde kõik see, et kui pagana kallis võib olla telefoni ja eriti andmeside kasutamine välismaal. Ja ma mäletan, ma nüüd peast ei ütle, mis seal, kui me seal Lähis-Idas käisime, mis see päevapileti maht oli. See oli võib-olla oli 200 megabaiti või midagi sellist, see ei olnud väga suur, see, mis ma sain Telia käest osta. Ja sellega oli konkreetselt oli niimoodi, et kui ma lülitasin andmeside sisse, siis kusagil pool minutit kuni minut hiljem sain ma SMS-i, et teie päevane maht on täis. Ja ma ei tea, mida see telefon tegi. Mul on iPhone, ehk et seal meeletult mingid taustaprotsesse, nii nagu Androidil on nagu vasikas kevadisel karjamaal hakkas kepsutama. Ja midagi toimus, nii et kõik hakkas kohe liikuma ja põhimõtteliselt ei olnudki mõtet seda andmesidet üldse sisse lülitada. Või kui ma lülitasin sisse, oli vaja näiteks posti lugeda või mingit, ma ei tea, veebisaiti vaadata, siis tuli see hästi kähku ära teha. enne kui see SMS kohale jõudis, et kõik. Nii et ei taha minna tagasi. Me oleme ikkagi ära harjunud siin, eriti Euroopa Liidus, et see kõik on hinna sees ja kõik on nii mõistlik ja sa ei pea mõtlema, aga tuletame meelde meie noorematele kuulajatele veel mõni aasta tagasi see ei olnud üldse nii. Vanasti elu oli palju raskem. Palju halvem oli. Ma arvan, et selle meeldiva tõdemusega me saame oma tänase saate lõpetada. Aitäh kõigile kuulajatele ja digisaade on tagasi 1 nädala pärast. Kuulmiseni!